3 nädalat tagasi valminud leheküljele ettevaatus.ee on tänaseks üles laetud sadu ja sadu inimesi, kes on saanud kohtus karistada kas lähisuhtevägivalla, pedofiilia või muu sarnase kuriteo eest. Maljukas ütleb, et lehe eesmärk on pakkuda võimalust kontrollida, kes on need inimesed, keda me enda ja oma laste ellu lubame. Näiteks täna ma sain esimese kirja, kus inimene ütles, et leidis oma elukaaslase sealt, kes on pedofiilias süüdi mõistetud, et tal ei olnud õrna aimugi. Sest et kuigi riigi kohtulahendid on avalik info, siis sa ei tule siukse asja peale. Kui sa ei ole enne ise kokku puutunud, sa ei tule siukse asja peale, et ma lähen vaatan. See point ongi tegelikult see lihtsalt, et selle asemel, et inimene läheks nüüd vaataks avalikke kohtulahendeid, trükiks selle pika aadressi sisse, et ta võib lihtsalt panna sisse ettevaatus.ee ja vajutada ühte nuppu, kus ta juba lähebki otse suunabki, kus on avalikud kohtulahendid, see on avalik informatsioon. Lehekülg on tänaseks saanud ühiskonnas väga palju toetust. Need, kes seal üleval on, ei ole muidugi selle üle nii õnnelikud. Parimal juhul ähvardatakse Maljukat ja tema abikaasat advokaatidega, halvemal juhul mõrtsukatega. Inimesed kirjutavad, oi Malju, ma nii kardan su pärast. Muidugi nad kardavad, sest nad ei julgeks seda teha, aga kui me kõik kardame, siis me elamegi selles pekkis ühiskonnas, kus pedofiilid jooksevad nägu naelul ringi, ütlevad, ei, sa ei tohi must rääkida. Ma olen kohtu poolt ära karistatud, aga proovi takistada mind siis. Tallinna halduskohtule saabus 23. märtsil taotlus kohustada Justiits- ja Digiministeeriumi lehekülge sulgema. Taotleja leidis, et veebileht toob endaga kaasa pidevalt uusi, pöördumatult kahjulikke tagajärgi. Ministeerium palus kohtul jätta taotlus rahuldamata, kuna nemad ei ole leheküljega seotud ning kohus seda ka tegi. Justiitsministri sõnavõtud jäävad aga lehekülje osas veidi segaseks. Ühelt poolt ta kiidab seda algatust, kuid lisab siis, et tegelikult on selline andmebaas juba olemas. Kas te ei ole mõelnud, et sama süsteemi riiklikult üle võtta, et meil ongi tegelikult üks koht, kus ma saan vaadata, kas muus elukaaslane on karistatud või mitte? Üle võtta me küll ei ole mõelnud, sest meil on olemas tõesti riiklik karistusregister, kus on kõik andmed õiged. Sinna saavad kõik inimesed teha tasuta päringut, kui te valite päringu aluseks lastekaitseseaduse. See peab olema põhjendatud selles mõttes, kui mul tekib kahtlus, et mul naabrimees näiteks on pedofiil, kas ma seda saan kontrollida? Ja täpselt samamoodi lastekaitseseaduse alusel saate seda vaadata, sest lastekaitseseadus annab tegelikult kõikidele Eesti inimestele kohustuse kaitsta lapse parimaid huve. Siinkohal tekib aga taaskord segadus. Minister väidab, et pedofiilide karistused ei aegu. Sealt samast nii-öelda juba eksisteerivast andmebaasist kaovad aga andmed kas 5 või 10 aasta pärast. Sellele on tähelepanu juhtinud ka endine advokaat Kärt Poormeister ehk sisuloojana tuntud tavakodanikust naisterahvas. Sõbrad juristid, saatke palun keegi ministrile karistusregistri seadus, sellepärast et karistusregistrist kustutatakse andmed mõne arvu aastate möödumisel ja siis nad lähevad arhiivi ja arhiivis saavad ainult piiratud ring isikuid ja asutusi neid andmeid näha ning lapsevanem tõepoolest saab sealt vaadata, kas lapsehoidja on pedofiil, aga ta ei saa sealt vaadata, kas uus naabri mees või naine on pedofiil. Nii et minister valetab. Rita Holm, kes on aastaid tegelenud seksuaalvägivalla ohvritega, ütleb, et Eesti suurim probleem ongi see, et kurjategijad jalutavad tänaval vabalt ringi ning häbenema peavad just ohvrid. Eesti on endiselt ohvrite põrgu ja pedofiilide paradis. Sellega mul on ühelt poolt raske nõustuda. Meil on tõesti 2 andmestikku kõrvuti. Üks on see, mis ütleb, kui paljud vastavad, et nad on lapsena puutunud kokku seksuaalvägivallaga ja teine on see, kui palju meil on teatatud juhtumeid ja seal vahel haigutab kuristik. Ehk et seda me näeme tõepoolest, et inimesed ei julge teada anda. Holm ütleb, et just sel põhjusel on Maljuka loodud veebileht vajalik. Kurjategijate avalikustamine annab ohvritele kasvõi imeväikese hingerahu. Kogemuse põhjal võib see ka olla viimane vajalik tõuge politseisse pöördumiseks, kui ohver saab teada, et teda ära kasutanud inimene on seda teinud ka teistele. Me ei peaks keegi tõstma kätt selle inimese poolt, kes selle kuriteo on sooritanud, ütlema, kuule, aga me teeme tal liiga. Et võib-olla see 5 aastat tagasi või 10 aastat tagasi inimesed muutuvad, eks ole. Üks asi, mis ma võin öelda, mina isiklikult ei usu, et vägivaldurid, kes peksavad oma naisi või lapsi, et nemad muutuks. Selline käitumine algab sul juba suuresti noorena. Ja teiseks, kui sa oled pedofiilia kalduvustega, siis tõenäoliselt see jääb igavesti sinuga. Teame numbritest, statistikast, et kui on seksuaalkurjategija karistatud, siis ta väga suure tõenäosusega enam järgmisi kuritegusid toime ei pane. Aga kui ta seda karistust ei ole, siis ta kahjuks otsib uusi ohvreid juurde. Meie eesmärk on ju see, et neid uusi ohvreid juurde ei tekiks, et see karistus tuleks ja see õudne teekond nagu lõppeks.